Aitäh kõigile inimestele, kes on tulnud seda seminari kuulama, nii siin kui sealpool ekraani. Vähiepidemioloogia ja vähitõrjealased uuringud laiemalt on olnud üks TAI või meie instituudi juhtivaid teadusteemasid juba läbi aastakümnete. Ja ma arvan, ma võin nagu liialduseta öelda, et meie teadustiim on selles valdkonnas nagu Eesti juhtival positsioonil. Ja seetõttu on meil ka väga hea meel oma uuringute tulemusi teiega jagada. Minu ettekanne on natuke raamistav sellele tervele päevale, et paljud teemad, mida mina puudutan väga põgusalt, nendesse järgmised ettekanded lähevad natuke rohkem süvitsi. Nagu juba eelkõnelejad on öelnud, siis Eesti vähitõrje tegevused toimuvad meil täna vähitõrje tegevuskava raamistikus, mis võeti vastu 2021. aastal. Ja need eesmärgid on siin taas kord välja toodud, et kuhu me tahame oma vähitõrje tegevustega jõuda, et meil inimesed haigestuksid vähem vähki, et need, kes saavad vähidiagnoosi, need elaksid kauem ja tervemana ja need inimesed, kes siis peavad vähiga elama, kas siis patsiendina või lähedasena, et nendel oleks parem elukvaliteet. Ja need eesmärgid on tegelikult väga hästi kooskõlas ka Euroopa vähivastase tegevuse plaaniga, millele on siin ka viidatud. Ma liigun oma ettekandes natuke läbi nende eesmärkide ja kajastan siis ka neid tulemusnäitajaid, millega me oma vähitõrje tulemuslikkust Eestis oleme kokku leppinud hinnata. Ja kuna 2025. aastal on ka ette nähtud selle vähitõrje tegevuskava vahehindamine, siis ma loodan, et me oma tulemustega sellesse ka panustame. Kui me räägime sellest, et vähki võiks haigestuda vähem inimesi, siis absoluutarvudes on meil selle eesmärgini väga keeruline jõuda, sest nagu Annika ka ütles, et vähi peamine riskitegur on vanus, mida rohkem meil on vanemaid inimesi rahvastikus, seda suurem ka nende inimeste tõenäosus vähki haigestuda. Ja selleks, et vähi esmasjuhtude arv väheneks, on meil vaja võib-olla sellist raputust, nagu näiteks oli COVID-i pandeemia, kui meil tõesti väheneski vähi esmasjuhtude arv, aga seal muidugi need põhjused ei olnud sellised, mida me nagu tahaksime näha. Meil on nüüd vähijuhtude arv pärast pandeemiat jälle naasnud samale tasemele, kus ta oli enne pandeemiat. Ja selle tõttu, et meil see vanus mängib nii suurt rolli, siis me tegelikult oma vähitõrje tulemuslikkuse hindamisel me tegelikult peame vaatama vanusele standarditud trende, mis tähendab seda, et me vaatame haigestumust nii, et me oleme selle vanuse mõju nagu eemaldanud nendest näitajatest. Kolmandik uutest vähijuhtudest meil diagnoositakse juba vanuses 75 ja rohkem, mis näitabki seda, et meil tegelikult suurem osa nendest uutest vähijuhtudest lisanduvad just nendes väga eakates vanuserühmades. Ja kui me nüüd vaatame neid vanuse standarditud trende, nagu sellel joonisel on näha, ja see ongi see, kuhu me tahame jõuda, et me näeksime langust vanuse standarditud trendides just läbi ennetustegevuste, siis me tegelikult siin on natuke positiivseid märke näha, et meil kogu vähihaigestumus tegelikult ongi vähenenud umbes 1% aastas siin viimastel aastatel ja eriti just meestel, juba alates 2012 tegelikult. Ja me teame, mis selle taga on, et selle languse taga on suurte vähipaikmete, nagu näiteks kopsuvähk, maavähk ja samamoodi ka eesnäärmevähk haigestumuse vähenemine. Osad nendest on tingitud riskide vähenemisest, osad on tingitud diagnostikapraktikate muutusest, aga suures pildis meil tõesti see haigestumus ongi vähenemas. Naistel meil ei ole ühtegi sellist suurt paiget, kus me näeksime haigestumuse langust ja selle tõttu ka naistel on see näitaja pigem stabiliseerunud, aga loodame, et me mingi ennetustegevuste tulemusena jõuame millalgi ka sinna, et ka naistel hakkab see haigestumus vähenema. Vähisuremus on pikas trendis languses nii meestel kui naistel ja COVID, pandeemia siin ei toonud mitte mingisugust muutust. Ja peamised juhtivad paikmed, mis meil vähisurmasid põhjustavad, on kopsuvähk, soolevähk, maavähk, nii nagu need on olnud juba pikka aega. Sõeluuringud on täna juba mainitud ja sõeluuringud täidavad tegelikult kahte eesmärki. Et meil on 2 sõeluuringut, mis on suunatud sellele, et vähendada vähki haigestumust. Nii emakakaelavähi kui soolevähi sõeluuring on suunatud sellele, et me avastaksime vähieelsed muutused ja kui need välja ravida, siis inimene ei saagi vähidiagnoosi. Rinnavähi ja osaliselt siis ka soolevähi sõeluuring teisalt on suunatud varasele avastamisele, et me leiaksime selle vähi piisavalt varakult, et seda oleks võimalikult tulemuslikult ravida. Nagu siin näha, siis sõeluuringute osalus on viimastel aastatel just pärast pandeemiat väga jõudsalt kasvanud. Siin on olnud väga paljude eri osapoolte pingutus selle taga, et see niimoodi juhtuks. Mõnedest asjadest tuleb tänase päeva jooksul ka juttu. Samas me ei ole jõudnud ühegi sõeluuringu puhul ikka veel sellele 70%, mida WHO seab selliseks soovitatud tasemeks alates, millest tegelikult sõeluuring on efektiivne. Aga hoolimata sellest me tegelikult näeme, et meil on sõeluuringutel ka tulemused, täitsa nähtavad ja olemas.
Emakakaelavähi haigestumus on meil vähenemas alates 2012. aastast üsna sellise püsiva langustrendina. Soolevähi puhul me näeme ka haigestumuse langust viimastel aastatel, aga tänaste andmete pealt me ei saa öelda, kas see on COVID, kas see on sõeluuring, mis see on, sellest natuke ühes järgmises ettekandes lähme siin ka natuke rohkem detaili. Emakakaelavähi sõeluuringu puhul on see trend tõesti väga positiivne, aga siin, kui minna jällegi natuke rohkem süvitsi, siis me näeme, et tegelikult kogu see pilt ei ole nii ilus, sest meil haigestumus väheneb ainult esimese staadiumi, see kõige ülemine siin, eks ole, et meil väheneb ainult haigestumus esimese staadiumi emakakaelavähki, mis on väga varane, mis on ka muidu väga hästi ravitav. Meil paraku ei vähene üldse haigestumus 3. ja 4. staadiumi emakakaelavähki, mis on just need kasvajad, mis tegelikult toovad kaasa suurema haiguskoormuse, suuremad ravikulud ja loomulikult võivad põhjustada ka surma. Et see tähendab seda, et meil on mingid rahvastikurühmad, kellel me tegelikult ei jõua oma ennetustegevustega. Ja see on probleem ja sellest tuleb ka täna natuke juttu. COVID-pandeemia ajal oli väga suur mure, kõlas väga palju, et kuna ligipääs tervishoiuteenustel oli piiratud, et siis oli mure, et äkki inimesed jäävad diagnoosimata, nad ei saa piisavalt varakult jõua arsti juurde ja see toob kaasa diagnoosi hilinemise. Tänastel andmetele tuginedes me saame öelda, et seda ei ole seni veel juhtunud. Et siin sellel üsna täisjoonisel on siis näha see staadiumi jaotus eri paikmetel ja suures plaanis me võime öelda, et enamiku suuremate paikmete puhul tegelikult on diagnoosimine olnud isegi nihkunud pigem varasema diagnoosimise poole. Kõige suuremate paikmete puhul on see siis rinnavähk või näiteks eesnäärmevähk või ka kopsuvähk. Et meil on järjest vähem neid juhte, mis avastatakse 4. staadiumis ja järjest siis suureneb varases staadiumis avastatavate juhtude arv. Et ühegi suurema paikme puhul me tõesti ei näe seda, et oleks probleem sellega, et nüüd pärast COVIDit oleks diagnoos oluliselt hilinenud, mis on kindlasti nii-öelda nagu hea uudis, me ei tea täpselt, mis selle taga on, aga ju siis see ligipääs ei olnud ikkagi niivõrd piiratud, kui see võib-olla tundus. Elulemus on selline näitaja, mis iseloomustab seda, et kui kaua juba vähidiagnoosi saanud patsiendid elavad pärast seda, kui nad on selle diagnoosi saanud. Ja see tüüpiline näitaja, mida kasutatakse, on siis 5 aasta elulemus, mis siis põhimõtteliselt näitab sellist patsientide osakaalu, kes ei ole oma vähi tagajärjel surnud 5 aastat pärast diagnoosi. Ja elulemus meil tegelikult järjest paraneb, suures pildis järjest paraneb kõigi enamiku paikmete puhul. Kui siin on nagu 10-aastase vahega võrreldud 2 erinevat perioodi, siis näete, et enamikul juhtudel on need oranžid tulbad palju pikemad, kui on need rohelised, mis iseloomustavad siis varasemat perioodi. Mõne paikme puhul on see elulemuse kasv olnud nagu väga märgatav, nagu näiteks kopsuvähi puhul, kus on olnud 8% võrra, aga arvestades seda, kui madal on kopsuvähi elulemus, siis suhteline kasv on tegelikult olnud väga suur. Teised paikmed, kus me ka näeme väga suurt arengut, on kindlasti pärasoolevähk, leukeemia, neeruvähk, aga ka teised. Et me näeme seda elulemuse paranemist pidevalt. Elulemuse näitajate puhul me muidugi seda viimast perioodi vaadates peame arvestama sellega, et siin on see COVIDi mõju võib siin täitsa olla olemas. Arvestades just seda, et vähipatsiendid olid haavatavamad COVIDile. Nad võisid surra mitte oma vähi tagajärjel, vaid COVIDi tagajärjel. Ja kuna see arvutusmeetodi tõttu, kuidas me elulemust hindame, siis tegelikult me arvestame kõiki surmasid. Ja selle tõttu võib-olla see elulemuse kasv teatud paikmetel ei ole olnud nii kiire, kui me võib-olla ootaksime, et see COVIDi mõju on seal sees. Et jah, need inimesed, nad ei pruukinud oma vähiga, nad oleksid võinud elada veel palju aastaid, aga nende immuunsüsteem oli kahjustatud vähiravist ja selle tõttu nad olid haavatavamad COVID-diagnoosile. Üks eesmärk, mis meil on vähitõrje tegevuskavas püstitatud, on see just elulemuse suhtes, et me ühtlustaksime naiste ja meeste vahelisi elulemuse erinevusi. Et ajalooliselt on Eestis olnud naiste ja meeste vahel väga suured käärid, et naiste elulemus on palju parem enamiku paikmete puhul.
Ja siin me oleme, nii-öelda siin on nagu natuke vastandlikud trendid, et mõne paikme puhul tõesti meil ongi see vahe vähenenud, näiteks nahamelanoom, kus me 90ndatel oli väga suur erinevus meeste ja naiste vahel. Praeguseks on seal ülevalt teine, et on jäänud nagu siia 5% võrra see vahe, mis on tegelikult üsna sarnane sellega, mida näevad ka teised Euroopa riigid, et osad põhjused selle soolistes erinevustest võivad olla ka bioloogilised, tingitud inimeste füsioloogiast, et meestel ja naistel ongi erinev füsioloogia, kõik see hormonaalsed süsteemid, mis samamoodi mõjutavad elulemust. Samas mõne teise paikme puhul, nagu näiteks kopsuvähk, on meil elulemuse vahe naiste ja meeste vahel oluliselt kasvanud, aga see ei ole selle tõttu, et meestel oleks elulemus jäänud kehvemaks, vaid pigem selle tõttu, et naiste elulemus on hüppeliselt paranenud ja ulatub juba 33%-ni, mis kopsuvähi puhul on tegelikult väga, väga hea näitaja ka nii-öelda rahvusvahelises plaanis. Ja üks paige, kus meil on ka väga suur erinevus, mis meil on üldse probleemne paige, on siis huule, suuõõne ja neelu kasvajad, ehk siis pea- ja kaelapiirkonna kasvajad, kus meil on väga suured käärid meeste ja naiste vahel. Seal jälle kindlasti terve rida põhjusi, mis selle taga võivad olla. Ja kindlasti me tahame võrrelda ennast teiste riikidega ja vähitõrje tegevuskavas on meil seatud eesmärgiks, et me tahame, et meie elulemusnäitajad oleksid sama head, kui nad on Põhjamaades, mis on maailma tipp, et meil on ambitsioonikad eesmärgid. Ja siin ma olen nüüd grupeerinud need paikmed, terve rida paikmeid, selle järgi, et siin vasakul pool on need paikmed, kus Eesti näitajad, mis on siis markeeritud selle punase täpiga, on üsna sarnased Soome ja Taaniga. Soome ja Taani oleme võtnud siin Põhjamaadest sellise võrdlusaluseks. Taani võib-olla just selle tõttu, et Taanis on tehtud hästi palju edusamme just viimastel aastakümnetel tänu just nende vähitõrje tegevuskavadele, kus on olnud väga süsteemne lähenemine kogu vähitõrje parandamisele ja seetõttu on Taani võib-olla selline hea võrdlusalus. Et terve rida paikmeid, on see siis eesnäärme, munandivähk, munasarjavähk, Hodgkini lümfoom, maavähk, kopsuvähk, me oleme praktiliselt samal tasemel, kus on Põhjamaad. Siin keskmine grupp, kus on rinnavähk ja nii käärsool kui pärasool, seal meil on väike mahajäämus. Ja need on just need sõeluuringu paikmed, kus sõeluuringute hõlmatus Põhjamaades on palju suurem kui meil ja tõenäoliselt see vahe tuleb just sellest, et meil on oluliselt rohkem kaugele arenenud kasvaid suures pildis kui seal ja sellest tulenevalt ka siis need elulemusnäitajate selline väike mahajäämus, mis on kuskil niimoodi 10% piires. Ja siis paremas servas on kaks sellist väga probleemset diagnoosi, mis on siis need samad juba mainitud pea- ja kaelapiirkonna kasvajad, kus meil on meeste ja naiste vaheline erinevus väga suur, aga meil on ka mahajäämus teistest riikidest väga suur. Ja teine on siis mitte Hodgkini lümfoom, mis on siis hematoloogilistes kasvajates samamoodi, kus meil on nagu väga, väga suur mahajäämus. Mis need põhjused on, me täna täpselt ei oska öelda, aga siin kindlasti ka kohal olevad arstid võib-olla oskavad midagi oletada, aga seda kindlasti tuleb vähemalt vaadata, et mis on selle mahajäämuse taga ja kuidas me saaksime seda mahajäämust nagu vähendada. Enne ettekande lõppu ma korra tuleksin tagasi ka selle teema juurde, mida ka Liis ja Annika mõlemad mainisid, et andmekvaliteet on tegelikult väga tähtis. Et kui me teeme oma järeldusi, et kus me oma vähitõrje tulemustega oleme, siis meil on väga tähtis see, et meil need andmed oleksid kvaliteetsed. Siin on lihtsalt üks näide ühest kuidas andmekvaliteet võib mõjutada seda, milliseid näitajaid me saame või milliseid hinnanguid me saame anda. Emakavähk või tähendab emakas on selline organ, kus on kaks erinevat osa. Et emakavähk võib olla siis kas emakakehavaht või emakakaelavähk ja need on täiesti erinevad kasvajad oma histoloogiliselt taustalt, etioloogialt, kõigelt. Ja lisaks nendele kahele emakakeha ja emakakaela nii-öelda sellisele diagnostilisele koodile on rahvusvahelisest haiguste klassifikatsioonis ka kolmas kood, mis on see emaka täpsustamata osa, mis lihtsalt ütleb, et see on emakas, aga ta ei ütle, kas see on emakakeha või ta on emakakael. Ja juba rahvusvaheliselt on täheldatud palju aastakümneid, et tegelikult et see, kui osad need diagnoosid või surmad pannakse nii-öelda selle täpsustamata osa arvele, siis see tegelikult vähendab neid surmasid, mida me näeme need õigete paikmete all. Ja me tegime Eesti andmete pealt täpselt samasuguse analüüsi, et me lihtsalt vaatasime surmad, panime kokku vähiregistri andmetega, et vaadata, et kui palju siis meil on neid surmasid, mis on nii-öelda see täpsustamata diagnoosiga. Nagu näete siin, et see on see tume osa seal üleval, et see on aastati väga palju vähenenud, aga siin perioodi alguses oli see tegelikult väga suur osa. Veerand kõigist nii-öelda emaka vähi juhtudest olid pandud just selle täpsustamata koodi alla. Ja kui me nüüd arvutame neid suremustrende, mis on seal paremal pool näidatud, siis see sinisega on näidatud see trend, mis on meie tänase statistika pealt, emaka kehavähi suremus siis. Ja tuginedes nendele andmetele me näeme, et meil oleks nagu emakakähvi suremus
järjest suureneks. Ja tegelikult see on meil tekitanud väga palju küsimusi, et kuidas see saab olla, meil elulemus paraneb, meil tegelikult on ravi väga hea, et kuidas meil saab olla, et meil suremus järjest tõuseb. Kui me nüüd arvutasime korrigeeritud trendi, olles need surmad ümber kodeerinud, siis vastavalt selle täpsemale infole, siis tegelikult me näeme, et meil tegelikult emakkehavähi suremus hoopis väheneb praktiliselt enam-vähem samas nurgaga või isegi suurema nurgaga, et tegelikult meil on pikka aega juba olnud emakkehavähi suremuse langus, aga lihtsalt andmekvaliteet on selline, mis ei ole lasknud meil tegelikult seda trendi näha. Et see on lihtsalt illustratsiooniks, et andmekvaliteet on väga oluline. Ja siin veel paar punkti andmekvaliteedi kohta, et tänu sellele, et meil ei ole piisavalt häid andmeid, me ei saa täna tegelikult hinnata seda, et millised on meie patsientide raviteekonnad, milline on meie diagnostika ravikvaliteet, me ei saa nagu väga hästi sellesse detaili minna. Vähiregister on meil suures pildis väga hea kvaliteediga, seal on probleemiks see, et need andmed tulevad meil natuke liiga hilja, me saame andmeid avaldada natuke liiga hilja. Ja selle peamine põhjus on see, et need andmed ei laeku hästi tervishoiuasutustest, meil ei ole selliseid häid digitaalseid süsteeme, kuidas me saaksime neid kohe kontrollida. Ka sõeluuringute kvaliteedi hindamine on keeruline selle tõttu, et sõeluuringute registris ei ole häid andmeid ja surmapõhjuste registrist ma juba rääkisin. Ja meil on ka aastaraamatus pakutud välja mitmed lahendused, ja hea meel on, et mitmed nendest on ka juba töös. Ja üks probleem veel, mida me ei saa täna tegelikult üldse hinnata, on see, et me ei saa hinnata vähiga elavate inimeste elukvaliteeti ja rahuloluga, selle kohta meil lihtsalt puuduvad andmed. Ja lõpetuseks, see on pigem nii-öelda selline sissejuhatus järgmistele ettekannetele, et need on meie lõppjäreldused, kuhu me oma aastaraamatus ka jõudsime, et need asjad, kuhu meie arvates oleks lähiaastatel vaja see põhitähelepanu panna, need on siis personaliseeritud ja vajadustele kohandatud meetmed ebavõrdsuse vähendamiseks, kvaliteetsed andmed ja teenuste kvaliteedi mõõtmine samamoodi, sest ka näiteks on ebaeetiline pakkuda näiteks ebakvaliteetset sõeluuringuteenust inimestele ja juba mainitud Estcan, sest kui me tegime seda vähitõrje tegevuskava, siis meil oli väga fragmenteeritud kõik, iga asutus toimetas omamoodi. Tänaseks meil on olemas see võrgustik, mis toob loodetavasti need osapooled kokku ja kindlasti parandab tulemusi. Aitäh! Aitäh sulle, Kaire. Siit lõpuosast kohe nagu kinni haarates küsiksin, et mis su selline palve või unistus siis selle andmekvaliteedi suhtes oleks, et me jõuaksime nende paremate andmeteni? No ma arvan, see algab peale tegelikult sellest, kus need andmed tekivad. Andmed tekivad, kui me räägime vähiandmetest, need tekivad tervishoiuasutustes ja meil oleks vaja, et meie tervishoiuasutustes oleks ühtne lähenemine. Et meil oleks need andmed seal tekiksid ühtemoodi, nad oleksid struktureeritud kujul saadaval, et nad oleksid defineeritud ühtemoodi ja siis oleks meil neid ka palju lihtsam tuua kokku ja neid analüüsida ja saada selle pealt nagu järeldusi teha, et see algab tegelikult sealt pihta. Nii et siit kõigile kuulajatele... Õnneks need projektid on juba töös, nii et ma võin öelda, et see on tegelikult, see kõik on juba nii-öelda arenemas. Ja väga tore. Sa näitasid slaidi, kus oli ka päris üllatav selline fakt, et just kopsu ja mao vähi puhul on nagu 4. staadiumis avastatud vähki kõige rohkem. Et miks see niiviisi on? No need on lihtsalt sellised vähid, mis ei anna väga varakult sümptome ja neid ongi selle tõttu väga keeruline avastada. Ja see ei ole kuidagi ainult Eesti spetsiifiline probleem, see on ka kõikjal mujal. Et vähid ongi selles mõttes erinevad, et mõned annavad väga varakult sümptome, neid on lihtne avastada varakult, ka inimese enda poolt, eks ole, ta näeb neid sümptome, aga jah, paraku kopsumavähk on sellised ja mõned sellised on veel, ka näiteks kõhunäärmevähk, kus tegelikult need avaldubki väga hilja, et seal võib-olla jah, selle tõttu ongi asi. Pilt nii kurb, nagu ta on. Nii, aitäh. Aga Kaire, sina oled meie vähitõrje valdkonna juht ja nii pikalt olnud selles valdkonnas, et kui sa peaksid oma teadlase rolli nüüd päevapealt ümber vahetama ministri rolli vastu, näiteks saaksid ise neid niite tõmmata, siis mis oleks selline esimene suur tegu, mis sa vähitõrje valdkonna arengu nimel teeks ja mängu ilu nimel kujutame ka ette, et raha pole probleem? Kui ma nüüd
enda vaatevinklist teadlasena vaataksin nii-öelda tänase teadlasena, siis kindlasti seesama andmete teema on üks, mis on väga-väga oluline. Aga laiemalt vaadates mul on selline tunne, et meil on üks teema kogu selles vähitõrjes on tänaseks kõige rohkem nagu vaeslapse osas ja see on just see psühhosotsiaalne tugi patsientidele, alates siis nii-öelda sellest vähikahtluse tekkest kuni läbi raviteekonna ja kindlasti ka see, mis saab siis, kui aktiivravi lõpeb, et siis teha patsientide või inimestele nii-öelda selline põhjalik plaan, mis saab neist edasi, et nad teaksid, et millal nad peaksid käima jälgimisel, kus nad saavad tuge, kui neil vaja on. Et see pool on minu arust meil vajab tegelikult rohkem tähelepanu ja ei ole seni saanud piisavalt tähelepanu. Ja et lõpetada sellise positiivsema noodiga ikkagi, siis sa oledki nii kaua valdkonnas toimetanud, et mis on olnud selline suur arenguhüpe, mille üle sa rõõmu tunned täna? Ma arvan, tegelikult on väga hea on olnud näha ikkagi need arenguid ravis. Küll natuke nagu kõrvaltvaatajana, aga need raviarengud on olnud nagu väga, väga märkimisväärsed ja see, kuidas meie patsientide elulemus tõesti paraneb tänu sellele, et on need uued ravivõimalused ja meil on ka väga pühendunud arstid, onkoloogid, kes neid väga, väga hästi ka rakendavad. Et ma arvan, see on see, mis on väga, väga muljetavaldav olnud siin viimastel aastakümnetel. Nii et suured tänusõnad meie poolt ka kõigile, kes tõesti selle ravipoolega tegelevad. Aga aitäh sulle, Kaire, selle sisuka ettekande eest. Me aplodeerida ka saalis, jaa, absoluutselt.